Tugev signaal sõja keskmes. Sellel kolmapäeval 2026 aasta 1. aprillil hakkas Iraani riigimeedia väitma, et Ramzan Kadyroviga seotud Tšetšeeni väed on valmis Iraani poolel võitlema. Kui Ameerika Ühendriigid peaksid alustama maismaa sissetungi, on sõnum palju tõsisem. Teheran tahab näidata, et kui Ameerika sõdurid astuvad Iraani pinnale, ei pruugi konflikt piirduda ainult õhusõjaga, vaid võib kujuneda veelgi suuremaks sõjaliseks kriisiks, kus välisvõitlejad astuvad rindele. Selle loo keskmes on Tšetšeeni üksused, mis on seotud Kadyrovi ringkonnaga ja eelkõige komandör Abdi Alaudinov, Ahmati vägede juht. Ta on juba avalikult öelnud, et on valmis Iraani minema ka täna, kui Vene juhtkond selle heaks kiidab. See aitab selgitada, miks see uudis nii palju kõlapinda sai. Nüüd püüab Iraan muuta võimaliku Ameerika sissetungi millekski suuremaks, peaaegu nagu religioosseks ja poliitiliseks mobilisatsioonikutseks Washingtoni vastu. Iraan tahab selgelt näidata, et ta ei kavatse Ameerika Ühendriikide maaväe sissetungile üksi vastu astuda. See samm ilmub just siis, kui võimalus maismaa tegevuseks on taas päevakorda tõusnud. Reuters teatas, et Trumpi valitsus kaalub vägede kasutamist Kargi saare hõivamiseks, mis on Iraani majanduse jaoks eluliselt tähtis punkt. Ja et merejalaväelased ja dessantväed saadeti piirkonda, et laiendada Valgemaja sõjalisi valikuid. Samal ajal ütles Marco Rubio, et Washington usub endiselt, et suudab oma eesmärgid saavutada ilma ulatusliku sissetungita. Kuigi ta tunnistas, et vägesid võidakse saata manööverdamisruumi tagamiseks juhuks, kui olukord halveneb, tekib küsimus, kuidas see sõda võib areneda. Iraani vaatenurgast võib see liikuda rakettide ja pommitamiste faasist järgmisse etappi. Limitada, incursões ja resposta terrestre. Kus see risk muutub veelgi plahvatusohtlikumaks Pärsia lahes ja Hormuzi väina ümbruses. Kargi saar üksi moodustab umbes 90% Iraani nafta ekspordist. Ja Hormuzi väina läbib tavaliselt umbes 20% maailma naftast, naftatoodetest ja veeldatud maagaasist. Seetõttu on sõjaline arvestus karm. Kui Ameerika Ühendriigid üritaksid selle koha üle võtta, et Iraani majandust lämmatada, oleks kahju Teheranile tohutu. Aga hind võib olla laastav ka ameeriklaste endi jaoks, sest Reutersi poolt küsitletud analüütikud hoiatavad rakettide, droonide, meremiinide ja pikema sõja ohu eest. Just sellepärast kaalub see Tšetšeeni lisajõudude ähvardus nii palju. See aitab tõsta iga maismaaoperatsiooni poliitilist ja sõjalist hinda. Selle narratiivi põhjus muutub samuti üha selgemaks. Iraani riigimeedia püüab müüa ideed, et Ameerika sissetung poleks mitte ainult agressioon Iraani vastu, vaid hoopis suurem sõda, millel oleks mõju Venemaale, Lähis-Idale, energiale ja isegi Ukraina konfliktile. See sõnum püüab toetajaid ühendada, hirmutada Washingtoni ja hoiatada teisi riike, et konflikt võib kontrolli alt väljuda. Samal ajal on olemas üks oluline punkt. Praeguseni ei ole olemas sõltumatut kinnitust nende Tšetšeeni vägede tegeliku liikumise kohta ning ei Moskva ega Tšetšeenia võimud ei ole ametlikult teatanud otsusest saata üksusi Iraani territooriumile. Sellegi poolest avaldab juba selle sõnumi levik mõju, sest see suurendab survet sõjale, mida ümbritsevad hirm, kalkuleerimine ja propaganda. Iraan tahab veenda maailma, et maismaa sissetung oleks USA jaoks ajalooline viga. Ta tahab jätta mulje, et Iraani pinnas ei oleks mitte ainult raske lahinguväli, vaid ka lõks, mis suudab meelitada uusi võitlejaid, süüdata kogu Pärsia lahe piirkond ja süvendada ülemaailmset energiakriisi. Ja see hoiatus ei tule tühjalt kohalt. Washington Posti kogutud uuringud näitavad, et enamik ameeriklasi on Iraani maismaa vägede saatmise vastu. Samal ajal kui lääneliitlased arutavad juba ainult kaitsemissioone sõjajärgseks ajaks Hormuzis, mitte otsest osalemist praeguses konfliktis. Teisisõnu, Teheran püüab ära kasutada just Washingtoni kõige tundlikumat kohta, hirmu sattuda kallisse, pikalevenenud ja poliitiliselt toksilisse maismaa sõtta. Kui USA tõesti selle piiri ületab, läheb sõda uuele tasemele.